Autopandi salongi juures oleme ja me ei ole üldse tavapärases kohas, sellepärast et muidu me harjunud ilusti läbi Maanteeameti liiklusregistri büroo kondima teie juurde, aga nüüd oleme täiesti maja nurga taga. No päris maja nurga taga ei ole, lihtsalt et sissepääs on muudetud ümber seoses Maanteeameti renoveerimistega. Aga selles suhtes ongi niimoodi, et kuna Maanteeametil toimuvad siselised ümberkorraldused, siis on meile tehtud võimalus samasse kontorisse jääda ja võimaldatud ka täpselt uus sissepääs eraldi, kus on siis võimalik meil ka laiemalt ennast reklaamida, et me ei ole siis nagu otseselt riigi pinnal oma reklaamidega. Kuule, kuidas teil suvi läinud on, et kui agarud inimesed teie kontorist läbi on käinud, sest et siin majas Mustamäel on siblimine alati kõva, kui palju sisse peigatakse? Selles suhtes on niimoodi, et lähtuvalt Maanteeameti koostöödest ja võimalikest lähedusest siin autodega seoses, kus on autoturg lähedal, kus on kõik võimalikud instantid on lähedal, siin ülevaatuskeskused ja muud asjad, siis on see, et kliendid autodega satuvad väga tihti meie kontoritesse, lähtuvalt ikkagi, kuna meie firma nimetus Autopant on tegutsenud juba vähemalt 8 aastat Eesti turul, olnud juba teadvistanud oma klientidele võimalike paindlike lahendustega ja madalate intressidega, siis on nagu selles suhtes ei ole nagu klientide mured see suvi ikkagi olnud, et ikkagi inimesi on ja kõik on siiamaani õnnelikult lahkunud meie juurest. No rahaasjad on selles mõttes alati tähtsad inimestele. Ma vaatan, seina peal on suur reklaam, 100% garanteeritud turu madalam intress. Kas see on ka aspekt, mis inimesi siia meelitab või on ka tegemist mingi reklaaminipiga? Otseselt ei ole tegemist reklaaminipiga, vaid see ongi selles suhtes see, et kuna ettevõte on saavutanud oma 8-aastase tegevusega sellise mastaabi, kus on kõik kulud on viidud võimalikult madalale, vältimaks siis seda, et mingil põhjusel intressid läheksid kõrgeks. Lähtuvalt seadustest ette kirjutatud nõuetele on intressid viidud madalamateks. Et siin on selles suhtes väga palju see asju ongi see, et kas võib ka võtta natukene seda ka reklaamnipina, on see, et ikkagi kui me eeldame seda, et kui inimene tuleb meile pakkumisega, mis on soodne tema jaoks, aga tahab teada ka meie käest võimalikku võimalust meie kaudu laenu saada, siis siiamaani on kõik kliendid saanud rahuldavalt ka madalama pakkumisega meie käest. Intress on see, mille peale te põhimõtteliselt ka mängite, et see number ju muudab summad päris kõvasti. See muudab otseselt laenusummad, mida inimene võtab, ei muuda, aga ta muudab inimesele selle laenukoormus. Et see on ikkagi see, et me oleme ikkagi lähtunud ikkagi nii samas siin tarbijakaitse kui ka siis Finantsinspektsiooni ja siis nendest seadusest tulenevatest Eesti Panga kulumääradest oleme ikkagi lähtunud seda, et seal on nemad nääravad ette meile maksimumpiiri, meie lähtume sellest, et kui palju on meile optimaalne niimoodi, et firmal oleksid kõik kulud kaetud ja et klienti ei oleks nagu koormatud laenu suurustega. Ma tean, et teie juurde on tulnud autodega siin Audi 80, siin majas seisab ka praegu üks selliste vanemate autodega. Ma kuulsin, et saab uue auto vastu, mis reklaamikampaania käib. Praegu on siis selles suhtes see, et on alustatud siis oktoobrikuusest algas siis nii-öelda uutele klientidele siis kampaania, kes siis tulevad, teevad meiega lepingu. See siis ei oma tähtsus, kas see leping on nüüd olnud nädal aega või on see olnud järgmiseks 8 aastaks. Oluline on see, et on tehtud leping, on saadud meiega kokkulepe ja siis ongi see, et meie omalt poolt siis loosime siin siis lähima poole aasta jooksul, kui see kampaania läbi saab, loosime välja Fiat 500. Et see siis on nii-öelda inimestele siis boonuseks selle koha pealt, et nad siis oleksid rõõmsad, kui nad oma vana auto eest võtavad natukene laenu, saavad võimaluse nii-öelda siis võita uus auto. See on päriseks? See on päriseks.